Ma olen juba üle 7 aasta püüdnud sellesse eraldatud lossi sisse pääseda ja lõpuks saime sellega hakkama. Me leidsime, et kinnistu oli igast küljest täiesti avatud ja olime täiesti šokeeritud sellest, mida me sees nägime. Mitmeid aastakümneid on see koht siin lagunenud. Uskumatud mööbliesemed ja antiikesemed seisavad endiselt paigal, justkui aeg oleks peatunud. Pärast lõputute dokumentide virnade läbitöötamist panime selle koha ajajoone kokku. Tegelikult algab see lugu peaaegu 1000 aastat tagasi, kui see paik sai alguse Iidse kloostri aladel. Kuid 19. sajandi lõpus muutis jõukas alkoholitööstur selle mõisa omaenda fantaasialossiks. Ta tellis salajased keertrepid, massiivsed tornid ja teatraalsed kaminad, ehitades lava, kus ta sai mängida isanda rolli. Kuid see fantaasia ei saanud kesta. Pärast magnaadi surma läks loss mitmele omanikule, kes lihtsalt ei suutnud selle priiskamisega sammu pidada. 20. sajandi keskpaigaks suleti terved lossid tiivad ning isegi 2000-ndate alguses tehtud taaselustamiskatse ebaõnnestus tohutute renoveerimiskulude tõttu. See on hingega loss, paik, mida olen 7 aastat oodanud, et avastada ja ma olen väga elevil, et saan seda lugu teiega jagada. Tere hommikust kõigile ja tere tulemast Proasov TK kanalile. Ja täna uurime üksi ning me oleme Põhja-Prantsusmaal. Minu selja taga näete te neogooti stiilis 18. sajandi lossi, mis kuulus kunagi Prantsuse likööritöösturile. Nad kutsusid teda linna uueks isandaks. Kui ta 17. sajandi siia tuli, ehitas ta selle koha, et oma tohutut rikkust näidata. Uurime selle kohta. Hommikuses udus näeb see siin uskumatu välja. Ma arvan, et praegu on peaaegu kell 8 hommikul. Ja see ongi täpselt see, kuidas ma kujutan ette, et üks neist lossidest võiks välja näha. Teeme selle ümber väikese jalutuskäigu ja läheme ajas tagasi aastasse 1000 siin lossi all olevatel vundamentidel. See oli kunagi klooster, aga pikka aega polnud siin mitte midagi. Ja tal oli läudad, kuni viinatööstur tuli ja kujundas sellest meistriteose, mida me täna näeme. Ma jumaldan neid eenduvaid torne, mida me siin hoone ees näeme. Need on tõeline meistriteos. Kui linnaelanikud nägid esimest korda selle lossi ehitamist, kutsusid nad teda võltsisandaks ehk valeisandaks. Ja nad ei tahtnud sellega mingit pistmist teha. Nad arvasid, et see oli liialt uhke, liiga ekstravagantne, liiga pealetükkiv. Ja ma saan aru, sest linn, kus me täna oleme, on väga väike koht. Ausalt öeldes, vaadates seda, on see üks huvitavamaid mahajäetud losse ja arhitektuuristiile, mida ma olen pikka aega näinud. Eriti need väljaulatuvad tornid, millele ma just tähelepanu juhtisin, on lihtsalt hämmastav, kuidas need välja ulatuvad. Peaaegu kogu hoone ja see pidi olema selle koha sissepääsusaal. Ja seda me kohe näeme. Loodan, et saame ka selle hoone sees palju ajalugu avastada ning vaatame, kas meil õnnestub sisse pääseda. Seda pole juba ammu kasutatud. Ma ei tea täpselt mahajätmise aega. Seda uuris koos minuga mu sõber Lien. Siin ees on ka väike kasvuhoone. Kas läheme sisse? Jah, läheme. Olgu, me läheme nüüd majja sisse ja uurime seda. See koht oli mul kaardil umbes 4-5 aastat ja ma olen siin mitu korda käinud, et vaadata, kas see on avatud, aga see pole kunagi avatud olnud. Ja see on esimene kord kõigi nende aastate jooksul, kui ma astun selle maja sisse. Okei, vaatame tuba, kuhu me sisse astusime. See on nagu, ei tea, see on söögituba, nagu näete, on siin juba ilusad nahkdiivanid olemas. Aga see, mida ma muidugi loodan, on saada rohkem teada selle alkoholitöösturi kohta, kes siin kunagi elas. Siin on juba ilusad budistlikud kujud olemas.
See näeb välja nagu visand seinal. Ja need siin. Peaks olema. Kapid, mis on täidetud raamatutega, need peaksid olema. Aga nagu näete, on suur osa dokumentatsioonist sellest kinnistust juba kahjuks eemaldatud. Sulgeme selle uuesti. Kuure kuju. Ja siis üks minu lemmikkirikuid maailmas, Notre Dame, ma arvan, et ka paljude teiste jaoks. Prantsuse revolutsioon. Ma leian, et see koht on üsna eriline, sest siin on palju puutööd, mis on väga ebatavaline. Sa näed seal lage koos selle joonistustega, puutööd ja kaminat, kõik on elegantselt puutöö ja plaatidega kaetud. See on Prantsuse arhitektuuristiil, mis on natuke välja mõeldud. Ma arvan, kui ma ütlen välja mõeldud, siis ma ei mõtle otseselt leiutatud, vaid pigem stiilid, mis on võetud paljudest erinevatest kohtadest. Sest paljud inimesed on seda lossi nimetanud võltslossiks või libalossiks. Ja põhimõtteliselt ütlesid sama ka linnaelanikud selle koha omaniku või naabri kohta, et ta oli võltslord. Ja seda näeb Prantsusmaal palju, neid nimetatakse lossideks, aga tegelikult ei ole need lossid. Need ei ole kindlustatud, need ei ole kaitsepositsiooni. Neil ei ole müüre ega vallikraave, vaid need on lihtsalt ehitatud losside moodi. Ja need on lihtsalt väga uhked villad või mõisad. Mingil moel ja põhimõtteliselt see hoone ongi selline. Aga Prantsusmaal kasutatakse nimetust chateau, mis tõlkes tähendab inglise keeles loss. Ja sellepärast me alati nimetame seda nii. Ma nimetan neid lossideks, need on põhimõtteliselt lihtsalt rikaste inimeste majad. Selle öeldes liigume edasi. Siin ripub meil tõeline maal, mis kujutab ilmselt üht esiisadest või kedagi, kes siin elas. Ning siin all on veel paar imelist maali. Wow. Kuju. Ma tean, mille ees ma seisan, muidugi kuju, ja selle otsas on nüüd palju hobuseid. Ilus lühter, kristalllühter. Wow, mulle meeldib see religioosne maal siin, see on tõeliselt ilus teos. Ja vaatame ka selle kapi sees olevat portselani. See on tõeline portselan. Bayerist, Saksamaalt. Ilus kullatud portselan. Selle koha omanik oli üsna jõukas, kuid ta ei elanud siin igavesti. Muidugi, 19. sajandil suri likööritööstur juba ära ja see tegi ruumi edasiseks kasutamiseks. Ja pärast seda polnud sellel enam erilist omanikku. Pigem oli omand hajutatud ja vahepeal oli palju mahajäetust. Seda kasutati ka teise maailmasõja ajal välihaiglana. Kuna me oleme Prantsusmaa põhjaosas, tähendab see, et oleme üsna lähedal teepäeva randumiskohtadele ja kõigile siin toimunud lahingutele. Kaunid püstid ja ka suur maal seal taga. Väga ilus, mulle meeldib ka see tool, see on üsna eriline. Olgu, ärme raiska selles toas rohkem aega, sest siin on palju uskumatumaid varemeid. Üks kõige põnevamaid detaile, mille avastasime uurides, on see, et see loss on sisuliselt hiiglaslik arhitektuurne vale. Kuigi maa, millel see loss seisab, kannab peaaegu 1000 aastast ajalugu, on hoone, mida täna näete, tegelikult 19. sajandi lavakujundus. Likööritööstur, kes selle ehitas, ei tahtnud lihtsalt kodu, vaid soovis luua endale pärandi. Ta palkas dramaatilise arhitekti, et kustutada siit tavasihoilik talu ja asendada see fantaasiaga. Leidsime seest massiivse kivist kamina, millel oli kujutatud Wilhelm Vallutajat. See detail lisati ainult selleks, et perekond näiks vana ja üllana, kuigi neil polnud temaga mingit seost. Iga torn, iga kooti, puitdetail ja ees olev massiivne torn ehitati selleks, et külalisi muljet avaldada ja võimu illusiooni luua. On irooniline siin praegu seista ja seda näha. Mees, kes püüdis endale kivi ja mördi abil ajaloos püsivat kohta osta, jättis endast maha hoone, mis aeglaselt maa sisse laguneb. Mulle meeldib ka selle ruumi lagi, see on täiesti teistsuguse stiilis
ja midagi, mida ma Prantsusmaal varem näinud ei ole. Tapeet laes. Talle ei läinud korda, mida keegi arvas sellest, kuidas ta seda lossi kujundas. Ta tegi lihtsalt nii, nagu ise tahtis. Vau, see kamin. See on tohutu ja nii uhke. Üleni kaetud nikerdustega ülalt alla välja. Keskel on ilus seinalaip, mis kujutab kaunist aeda, naist kalastamas ja meest nende vahel istumas. See on hiljuti süüdatud. Siil sees on isegi tagaplaat, mida on vist lossi vapp. Ilus vapp. Jälle on siin näha seda plaatimistööd. Vau! Ilus tükk. Siin seisab kuju. See on käo. Kuraamus. Kogu mehhanism seal sees on endiselt terve. Ma arvan, et tema nägu on naljakas, tal puudub üks hammas ja ta pani talle isegi väikese kaelakeesi ümber. Sellel on nimi peal, siin on kirjas Adré Dupart. See võib-olla on nimi, mida peame selles kohas edasi liikudes meeles pidama. Jah, muidugi, ei saa telelit unustada. Ja mulle meeldivad need nukud, portselannukud. Need on terve varanduse väärt. Ja me näeme, et selles kohas on juba lagunemine alanud. Aastate jooksul on kinnistul tehtud mõned renoveerimistööd, kuid kahjuks pole neid palju olnud ja see ongi viinud sellise lagunemiseni, mida me täna näeme. Laud, selle ümber olevad toolid, ilusad polsterdatud toolid. See laud on ka päris hull. See on kaetud mosaiikidega, ilusate nikerdustega. Siin on maalid peal. Vau! See on päris muljetavaldav. Koos selle kapi massiivse maaliga siin seinal, samuti selle koha taga asuva metsamaastikuga. Ja siin on kirjas veel üks nimi, Mina Saabert. Vau. Tal oli kindlasti hea maitse mööbli osas ja ta oskas luua koha, mis nägi välja peaaegu müütiline. Olgu. Väga ilus tuba. Ja see viib meid selle koha koridori, mis on samuti üsna muljetavaldav, ütleksin, kaunilt kujundatud, eriti lõpus. Seal näete treppi, aga siin alguses olid seinal mõned plaanid ja maalid. Ma mõtlesin, et see võis olla sellest kloostrist, mis kunagi 1100-ndatel siin oli. Vau! 900 aastat tagasi. See pole kindlasti see loss, sellel on mootor küljes. See on rohkem kindlustatud loss, nagu päris loss, nagu me ütleksime. Ja siin näeme mõningaid lahingute ja sõdade joonistusi. Mulle meeldib see väga. Vaata siia kirjutatud nime. Jean Bourmoud. Enne kui me selle koridoriga edasi läheme, teeme kõigepealt nii, enne kui läheme ja viime sind üles. Ma tahan öelda, et näitame sulle kõigepealt selle koha viimast osa, sest kinnistul on allkorrusel veel paar tuba, mida peame sulle näitama. Ma tõesti usun seda. Siinpool algab kasvuhoone, see on kasvuhoone sissepääs ja nagu näed, on see juba ka karkassiga varustatud. Siinpool see kinnistu laguneb aeglaselt. Aga jah, ma pean lihtsalt paar sammu tagasi astuma ja lasku sul nautida seda ilu, mida me siin näeme selle koha laes. Siin on ka üsna pime. Ma loodan, et see tuleb kaameral hästi välja. See detailide ja nikelduste ning nende kunstiteoste pöörane tase on lihtsalt hoomamatu. Üks asi, mis mulle siin tõeliselt meeldib, on see püst, mis on siia sisse tehtud.
jah, see on tehtud, see on lihtsalt puidust tehtud. See on hullumeelne. Ja siis külgedel need merineitsid, kes seal ripuvad. Täiesti pöörane. Nii et Henri Jacquelin oli selle koha arhilekt. Ja ma tegin lihtsalt väikese ajaloolise faktikontrolli uuesti ning tegelikult ei olnud see kohe alguses loss. See oli kunagi mõis ja kõik tornid ja väljaulatuvad osad lisati aastatel 1895 kuni 1900. See lagi meenutab mulle väga Itaalia käsitööd, aga ka Portugali käsitööd. Ja kui soovid näha neid videoid Itaalia ja Portugali kohtadest, siis kindlasti klõpsa siin üleval olevale lingile. Meil on mõlema jaoks esitusloendid olemas. Ja me reisime üle kogu maailma, et neid kohti avastada ja näidata sulle seda ilusat arhitektuuri ja ajalugu. Vaatame ka siin kaminat lähemalt. Sellel kaminas näed siniseid plaate ja plaatide stiil näeb välja veidi keskaegne. Joonistatud kujutistena on see väga peen keskaegne ilme. Kamina sees on ka tagaplaat, millel on kroon. Ja kroon on tavaliselt reserveeritud ainult inimestele, kellel on aadliseisus või kes on seotud Prantsusmaa kuningakojaga. Ja ma ei usu, et see Viina kuningas või tema järel tulnud inimesed olid kuidagi seotud Prantsuse krooniga. Siin on ilus ukseava. See on uskumatu nikerdustöö. Lähme isegi sinna. Oh, wow, siin taga on täiesti uus maailm. Artefaktide ja kõige muuga. Isegi üks tapeedirull on siia alles jäänud. See ongi see tapeet, mida me siin näeme. Ja see on päris kinni, päris tugev. Ilus tapeet. Meil on siin isegi plaat ukse kohal. Ja vaata ka neid nikeldusi selle trepi juures siin. Ma ei tea, mis selle kohaga juhtus. Vaata seda. Kõik näeb välja, nagu oleks lihtsalt hunnikusse pandud ja ootaks renoveerimist. Ma mõtlen, siin on isegi trepp, redel seisab ja igal pool on varustust. Ma mõtlen, need on täiesti uued karbis ja neid pole kunagi kasutatud. Nad tõesti üritasid väga kõvasti seda kohta renoveerida. Ja nagu näha, on tehtud mitu katset, aga keegi pole tegelikult sellega hakkama saanud. See on selle koha köök. Seal on ka mõned maalid. Ma mõtlen, et kõik toad on endiselt ilusad. Kui sa oled minnites ruumides, vaata mööda kogu prügist ja rämpsust. See on imeline kööginurk siin. Väga lihtsad seadmed siin all. Ilus õhupuhasti siin üleval. Seda on peaaegu võimatu eristada. Mis sellel maali seal on? Taldrikud siin üleval on endiselt korralikult virnastatud. Mis tüüpi ruumid meil siin tava on? Midagi erilist ei ole. Ja ka palju laguunemist selles ruumis. Mul on selline tunne, et kinnistu väljas tundub palju suurem kui see, mida me siin sees näeme. Toud on küll uhked ja kaunilt tehtud, aga ruutmeetreid tundub lõpuks palju vähem olevat. See ei tundu olevat lossiköök, pigem mõisaköök. Ja ilmselt on see nii, sest seda on kunagi ümber ehitatud. Olen valmis üles minema ja vaatama, võib-olla on seal ka kelder. Vaatame selle kõigepealt üle ja siis läheme ülesse, et vaadata selle koha mavamistube. Ma märkasin just siin seinal, et siia on initsiaalid sisse lõigatud. Ja siin on kirjas midagi sellist nagu LCE. I. Ja see on nagu DCLE, midagi sellist. Ma mõtlesin, kas selle kinnistu all on keldreid, aga tundub, et need uksed viivad väga räpaste tualettideni. Selles kohas on ilusad malmist mantlinagid. Ilus träpp.
Vaata seda ilu, need sarved seal üleval, lühter, mis ripub siin all, üles looklev sepis. Samuti on selle trepi mõõtmed üsna muljet avaldavad. Vitraažaknad. Jah, siin on mõned traadid või kaablid endisest signalisatsioonist. Püüame seda vältida, lähme siit poolt üles. Kuramus, see läheb ilus välja. Siin on seinavalgustid. Varem valgustasid neid küünad, elektrit pole sisse viidud, ilmselt ka renoveerimisaastal 1895. Siil on ka vitraažaken. Hoone laguneb. Igal pool on siin suur hallituse laik. Terve lagi laguneb. Vaatame, mida me leiame. Oh, wow. Ma ei näinud veel, mis see on, aga see on tegelikult see torni väljaulatuv osa, mida me enne nägime. Väljaspool seda kohta, see, mis tõesti hoonest välja ulatub. Ja siin näete seda seestpoolt. Ma juba mõtlesin, kuidas see hoone seest välja näeb. Ja jah, siin jõuame koridori lõpus asuvasse tuppa. See on väidetavalt üks selle koha söögitubadest ja see tundub olevat selle maja pidulikum söögituba. Tõesti kena tuba. Läheme ringi ja vaatame, millega meil siin tegemist on. Siin peal seisvad artefaktid. Mul on nii kahju, et siiani pole me veel leidnud ühtegi nime ega dokumenti, mis viitaksid endistele omanikele. Tundub, et kõik on siit kinnistult välja viidud ja eemandatud. Ja see kõik on lihtsalt söögiriistad. Jah, tundub, et kõik on eemandatud. See siin on ka väga huvitav ese. Nii et sa paned siia sisse kuumi süsi või midagi muud põlevat. Ja siis võisid selle panna voodirina otsa või alla ning voodit soojendada, enne kui keegi sinna sisse läks. Jälle imeline maal. Kalur, kes joob kail koos mõne daamiga terviseks. Ja see on samuti väga suur laud. Ma ei tea, kui palju inimesi siin elas, aga jah, tundub, et siin toimusid kunagi suured kogunemised. Lagi on lausa lõhkemas. Praod tekivad. Kaunis marmor, valgest marmorist kamin siin taga. Seinu vaudustid. Mulle meeldib ka see lööts, seal on natuke malmtööd peal. Üsna ilus. Kas siin taga on midagi? Ma mõtlen, see on lihtsalt panipaik, siin on väga raske ligi pääseda, nii et seekord jätame selle vahele. Läheme nüüd mööda koridori edasi ja näitame teile neid teisi magamistube. See tõesti tundub nagu kuninglik magamistuba siin. Mulle meeldivad need tüüpilised polsterdatud voodid, mida me siin näeme. Imeline polsterdus siin ümberringi. Kas soovid siia peatsid? Kas need tehakse ikka veel? Ma leidsin, et on nii kahju, et me ei leia midagi selle koha endiste elanike kohta. PC. Nii on kirjas. Seal ilmselt jälle inimeste initsiaalid. Ja need nikerdused ja puutööd, mida me siin näeme, tunduvad samuti olevat lisatud 19. sajandi lõpus. See ei ole midagi antiikset. Mis raamatud meil siin on? Ma just märkasin, et filmin seda kohta ilma valguseta. Mis raamatud meil siin on? Valikraamatuid visivia. Vau! Kõik võimalikud väikesed nipsasjad. Nüüd on meil siin üleval suur medaljon. See näeb välja nagu Nobeli preemia medaljon. Kogu kapp on täis raamatuid, taldrikuid ja kõike muud. Vau!
ja seinad. Siin on mõned lilled, vasakul mõned lillepotid. Muidugi, neil on väga kunstlikud, kindlasti mitte päris. Vau, see on suur karp, millest on tehtud lamp. Maja öölamp. Wow. Jälle marmorist kamiin, seal üleval lillepott. Imelised nikerdused. Ja see on ilus ja siis siin seinal tohutu peegel. Saad hommikul end peeglist vaata seda ilusat Brose of Decay kaupa, enne kui majast välja lähed. Mu juuksed näevad ikka päris head välja, kuigi ma unustasin hommikul juuksekeeli panna. Ja siis siin laud, teekann, lihtsalt lõõgastu ja jooteed. Väga kena tuba. Huvitav, kes siin magas. Mis meil siin kõrval on? See on Leon. Ma arvan, et see oli kunagi selle koha buduaar. Okei. Ja mõned ilusad seinavalgustid. Okei. Siis sellest toast saame jälle välja minna ja siis paremale. See on jälle, vaata seda. See on tornituba ja siin all on tualett sees selles tornis, mida me väljaspoolt nägime. Väga põnev. Pilt kinnustatud lossist. See on päris loss, rahvas. Sellest me räägimegi. Ja siis veel üks kena tuba siinpool, natuke väiksem. Ikka jälle halvasti tehtud. Seinal oli kuumakindel plaatmaal. Kena kamiin, marmorist kamiin. Selles kohas on nii palju maale, see on hullumeelne. Ma arvan, see maja on juba umbes 30-40 aastat maha jäetud. Vaadates selle seisukorda ja seda, et siin pole enam ühtegi inimestest jäänud eset. Siin all on veel maale. Väike pesuruum. Bidee ja kraanikausiga. Ja. See on hämmastav. Olgu, vaatame selle alumise korruse viimast tuba. Siin on meil veel üks kena maal. Tundub veidi moodsam, joontega, triibuline. Jaa, nad jätsid seina ja tapeedi vahele õhuvahe. See on lastetuba. See on ilus kooruv tapeet. Kindlasti elab siin mitu last. Palvetool siin all. See on tegelikult päris kena palvetool. Ilus polster seal peal. Wow. 2 daami toolil. Mulle meeldib siinne kujundus. Ja armas, väike tuba. Vaatame, mis nende ukseavade taga on. Siin taga on peegel. Ja suurepärane ja selle taga, ja. Veel üks väike pesemisala, kraanikausi ja pideega. Ja kapp, mis on täis tekke ja patju. Mulle meeldivad need ukseavad, eriti see stiil, mis sobib seintega. Ukseava sulandub sõna otseses mõttes tuppa ja nüüd kõik. On aeg minna selle lossi viimasesse ossa, selle koha pööningule. Ja oi, ma jätsin siin vasakul ühe toa vahele. Ma pole seda veel näinud, see on siin. Ma just ütlesin, et see oli see, ma oleksin siin peaaegu kukkunud. See oli buduaar, aga see on veel üks magamistuba, mille ma täiesti vahele jätsin. Vaata seda, see näeb põhimõtteliselt välja nagu hotellituba.
see on nii steriilne, siin pole mingit isikupära ega midagi sellist nagu kingad või riided või midagi taolist selles toas. Ja see toob meid tegelikult tagasi loo juurde, sest ma lugesin internetist, et seda kinnisvara on pärast 1980-ndaid üsna kaua kasutatud hotelli ja külaliste majana. Ei, isegi varem kui see. Ja see seletabki, miks see tuba näebki põhimõtteliselt välja nagu hotellituba. Isegi see plastikust kate siin öökapil on väga hotellitoa moodi. Ma mõtlen, ma kujutan ette, et see koht võiks tulevikus olla siin piirkonnas ilus hotell. See võiks olla selle koha tulevik. Näen ka, et siin üleval on mõned odad maas. Need on päris kelad. Ja siin on ka kamin, mille kohal on peegel. Ja palju artefakte. Selles toas on siiski natuke liiste. Olgu, saame siit koridori tagasi minna. Sest see on see trepp, mida me enne nägime. See viib välja sellest täiesti puidust ruumist, kus olid kõik need nikerdused. Ja see viib veel kõrgemale, selle maja ülemistele korrustele. Hei, mis meil siin on? See on esimene ajaleht, mida ma näen. Ja siin on kirjas 30. oktoober aastal 2000. Okei, see on 25 aastat tagasi, aga tõenäoliselt on see juba natuke kauem maha jäetud olnud. See võis olla teenijate eluruum selle majapidamise juures. Ja siin üleval on väga kitsad ruumid. Lähme kõigepealt natuke vasakule jalutama. Vaatame neid ruume. Siin on hunnik madratseid. Ja need on kindlasti selle kinnistu töötajate ja personalitoad. Põrandal on siin palju klaasikilde. Väga pikk koridor, mis viib läbi kogu pööningu. Tundub, et elekter töötab siin üleval ikka veel. Ja, siit saab põhimõtteliselt alla vaadata. Alla korrusele siit näeb seda treppi ülevalt. Mis? Jah, selles kinnisvaras on kindlasti vaja korralikke renoveerimistöid. Ja enamik neist tubadest siin üleval on täiesti tühjad. Need on natuke uhkemad, aga need näevad rohkem välja nagu garderoobid. Ja võib-olla on siin midagi selle taga. Ei, siin ei ole midagi. Olgu ja. See on väga põnev kinnisvara, mida olen tahtnud uurida juba väga pikka aega. Umbes 4 aastat, isegi 4 või 5 aastat. Ja lõpuks tegin selle ära. Ma nägin lossi sisemust ja teie kõik samuti. Kui teile see meeldis, siis palun pange videole like, tellige kanal ja kirjutage kena kommentaar. On veidi kahju, et me ei leidnud maja seest omaniku kohta mingit ajaloolist teavet. Aga ma arvan, et meil oli siiski põnev avastusretk. Ja sellega öeldud, näeme teiega juba järgmisel nädalal uues episoodis.